Noh, see on niisugune pronkspüss. Ta ei ole puuritud, ta on pronksi valu ja mõningatest juppidest, mis leiti, tehti rekonstruktsioon ja nüüd siis ma selle rekonstruktsiooni järgi tegin vahamudeli ja valasin. Ja igati väga hea püss. Olen proovinud taga lasta kuuli, tõsi küll, noolt ei ole proovinud veel ja vähemalt kuuli laseb ta väga hästi. Võib-olla laseb ka noolt. Tegelikult on kõigil ajaloo üliõpilastel pidev probleem selles, et nende õppejõu härra Ain Mäesalu viimasel ajal on kaevamistega olnud suhteliselt kitsi. Ei ole nagu palju kaevanud. Ja siis ta on enda vabanduseks öelnud, et ega ennem kui Otepää püssi koopia valmis on, ennem ta kaevama ei hakka. Ja siis tuli tubli tütarlaps Anu Vaba minu juurde ja ütles, et oleks vaja Otepää püssi teha, sest muidu Ain Mäesalu ei kaeva. Ja mis mul siis üle jäi? Tegin koopia. Näed, nüüd olemas. Laseb, täna õhtul pidulikult anname talle üle. Ja eks järgmine aasta siis ei olegi midagi muud, kui tuleb tal kaevata. Meil on Eestis on tegelikult selle relvastusajalooga seni veel üsnagi vähe tegeldud ja samas on aga Eestist leitud väga haruldasi relvi ja kui lugeda ka kroonikaid, meil on kasutatud muinasaja lõpus juba väga võimsaid ja uhkeid relvi ja ise ma hakkasin uurima seda relvastuse teemat tänu Otepää püssile ja sellest on kasvanud välja ka huvi teiste relvade vastu, kuna nüüd ma töötan juba pikemat aega Tartu Ülikoolis õppejõuna ja nüüd olen ka pidanud selle relvastusalaseid loenguid ja on tekkinud terve rida huvilisi noori, kes tahavad ka just nendel teemadel oma uurimistöid kirjutada ja ma arvan, et see on ka kogu Eesti nii-öelda sõjaajaloo uurimise jaoks äärmiselt vajalik, sest meie sõjaajalugu on ju veel täiesti uurimata. Lisaks Otepää püssile sai Linnamäel näha ka peaaegu samalaadsed kahurid, millega Siim filmis Viimne reliikvia vaenlasi hirmutas. Kahurist täpsemalt räägib selle valmistaja Kaupo Kangur. See on selline Tallinna kambersuurtüki koopia, mis sai kunagi tehtud. Tema originaal on umbes mingisugust 15. sajandi algusesse pärineb ja arvatavasti on ta pärit Tallinnast, Tallinna müüridelt ja selle originaal, mille koopia siin tehtud on, asub Peterburi artilleeriamuuseumis, kahjuks küll fondis, nüüd nagu keegi ei suuda seda näha. Ta kuulus Tallinna provintsiaalmuuseumile aastani 1877, kui üks Vene suurtükiväe kindral ta avastas ja leidis, et sarnane haruldane maailmas üks haruldasemaid tulirelvi või varundasse aega kuuluvaid tulirelvi ehk siis tulirelva algusaega kuuluvaid relvi, miks ta peaks olema provintsiaalmuuseum. Ja Lions klubi! Kui ta võiks sama hästi olla pealinna muuseumis, siis ta viidigi ära pealinna muuseumisse ja sellest ajast saadik on ta seal olnud. Õnnekombel oli ta isegi sellel aastal veel alles, nii et ma sain temalt koopia mõõtmed võtta ja nüüd siin ta on. Hetkel ta kuulub Tallinna linnamuuseum, mis asub Kikendi köki tornis kõigile vaatamiseks, katsumiseks. Ja peale, kui on sul patareidis ka? No! Ossa naks, kus pani! Kahuripook lõpetaski linnusepäeva. Täname ajaloolasi, Otepää Lions klubi ja kiviheitemasina ehitajaid, sest nüüd on Otepääl kõigile soovijatele vaatamiseks päris ehtne kiviheitemasin. Otepää Lions klubi lubas muuta linnusepäeva korraldamise traditsiooniks. Järgmine aasta kavatsetakse ehitada veel üks muistne sõjamasin. Kuidas see kivi seal otsa? Tanööri otsa. Või on heidetud skorpiumite või mürgnadudega. No. Paremini.
seal oli tõesti siis valmis üks tõesti hästi suur ja kõrge masin ja temaga ilmselt heideti kusagil võib-olla umbkaudu 100 kilot kive, sest kirjelduse järgi esimese heitega purustati linnuse ärk ja nähtavasti torni üleline osa purustati ärkel koos meestega, järgmise heitega lõi see kivi muru 3 palki. Tõenäoliselt on pidi sellise masina vastama laeva ja nüüd on valmistunud sellest tagaslaeva koog. Meil on kooguga ka sama põhimõttel niisugune lihtsa koog.